6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! On lõppenud Rootsi rallil teine päev ja juhib Kalle Roompere Elvin Evansi ees 8,3 sekundiga. Thierry Neuville on jäänud ainsana Hyundai meestest kõrgesse konkurentsi, kaotamas Roomperele 21,7, aga vahed Neuville ja Lappi vahel on väga väiksed, nii et poodiumile tuleb veel kõva heitlus ja loodetavasti viimasel päeval ka esikohale. Tänane kondikava siis nii, et kõigepealt kuulame, kuidas Ott võttis intervjuus Peep Pahvile kokku oma seiklused eile ülesõidul enne 6. katset, kui ta oli sunnitud hübriidtehnoloogia rikke tõttu katkestama ning siis võtame kõne Peebule Rootsi ja siis jätkame Rolandiga juba stuudios. Aga kõigepealt sõna Otile. Ott Tänak, lähme korraks tagasi eilse õhtu juurde, et kui see õnnetu hübriidseade lõpetas nagu koostöö sinuga, et kas see oli kuskilt enam näha ka, et midagi võib korrast ära olla või see tuli läks lihtsalt ootamatult põlema? Ei olnud midagi enne näha, et eks see olukord on kõik nii, nagu ta on ja ma usun, et kõik juba teavad piisavalt palju sellest olukorrast, et vaatame peale rallit, loodetavasti tekib mingi diskussioon FIA-ga ja sellist olukorda annab või me peame seda tulevikus vältima, et hetkel see kindlasti ei näe väga professionaalne välja, kui lihtsalt võetakse kõne peale, öeldakse, et sa pead katkestama ja tee järgmine päev superrallit, et see päris ikkagi nii spordis käima ei peaks, et kontorist keegi nii otsustab, aga täna meile nii ära tehti ja midagi me ei saa otseselt teha, et võim on teiste meeste käes, et ma loodan, et peale rallit tekib meil mingi arutelu, et ma arvan, et seda rohkem hetkel meedias ei kommenteeriks. Tänased sõidud, siin ju talverallisid rohkem pole otseselt nagu midagi jaoks testida ka, et lihtsalt vaja katsed läbi sõita või? Jah, see on meie töö ja me peame autoga sõitma. Iseenesest praegu olud olid väga okeid, et oli lõbus. Võtadki fannina lihtsalt seda, et saad ilusa ilmaga jäisel teel sõita? Jah, ma arvan, kui fannina ei võtaks, siis need oleks 2 päris pikka päeva, et eks me siis üritame natukene positiivsust leida. Ja mingi ettevalmistus homseteks punktikatsetest ka ikkagi? Punktikatseks? Jah, aga punktikatse on teise ringi katse jällegi, et ma nägin meile ka, et esimesena sõites on see füüsiliselt pigem võimatu, aga eks me loomulikult üritame. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja nüüd on meil telefoniühendus Rootsiga Uumeaga. Tere Peep, millised muljed tänasest päevast? Tere! No tänasest päevast on kahetised muljed, et iseenesest võistlus on olnud ju põnev, aga meie vaate nurgast vaadata, siis nii põnev jälle olnud, et Ott Tänak kulgeb mööda rada lihtsalt nii-öelda nagu oma lõbuks ja omas rahulikus tempos, et sõita natuke nautida või lihtsalt oma tööd ära teha, et selles suhtes meie jaoks nagu suurt põnevust ei ole. No me kuulasime just sinu intervjuu ka Otiga ära. Uut oli sellest nii palju, et saime teada, et tuli kõne firmast Compact Dynamics ja öeldi, et astu kõrvale, võtame siit üle. Jah, no see oligi nagu väga nõme olukord igati pidi, et sükst asjad juhtuvad ja sellepärast jäävad meeste sõidud sõitmata, et ega ju autol rallisõidu mõttes midagi viga ei olnud ja sõita oleks igal juhul saanud, aga niisugune kõne tuli ja punane tuli põlema läks ja nii see oli nagu, et ega nagu sealt intervjuust ka näha oli või kuulda oli, et ega väga õnnelikku sellele ei olnud oma. Kas teised sõitjad on ka maininud seda probleemi kuidagi, tunnevad nad Otile kaasa või mida kas või pressikeskus räägitakse? Ei, siin sellest, et teiste sõitjatega pole juttu olnud küll, aga on sellest nii palju nagu räägitud, et mingit süsteeme muutma nagu ilmselt peaks ikkagi. Et
sellisel kujul ei tohiks olla, et ma saan aru, et ka Hyundai tiim ja teised tiimid temaga koos siis võtavad see teema ikkagi üles, et see on nii ebakonkreetne praegu, et niisugune teade tuleb, vastud kõrvale, see ei ole nagu päris sportlik, nagu Ott selle kohta ütleb. No aga kui on elu ohtlik tegelikult? No kas on elu ohtlik, ega me ei tea, ei ole mina insener, ei ole ka sina insener, ilmselt ei oska ütelda, et hübriidautodega sõidavad ju ka tavainimesed. Tõsi, siin on see hübriidi, ilmselt see voolu tugevus on palju suurem kui tavaautol, aga midagi peaks teistmoodi saama teha. Või peaks olema siis töökindlam see hübriidiseade. See on esimene aasta ja eks olukord on kõigi jaoks uus ja segane. No ralli võidule tundub, et jäävad heitlema 2 meest, Kalle Roompere ja Elvin Evans. Mis sa arvad, Kalle on siin viimastel katsetel vahet ikkagi tuntavalt suurendanud, et kas kipub jääma Soome see võit või? Mina arvan, et siin nagu võitluskahtlust ei teki, kui ei juhtu mingit ootamatut äpardust ühel või teisel mehel, et Roompere peaks ikkagi nendes oludes olema selgelt kindlam ja tugevam. Georg Linnamäe, ma vaatan, on langenud päeva lõpuks 5. enda arvestuses. Ei ole vist kõik läinud täna plaanide päraselt? No sel hetkel, kui me sinuga räägime, ma siin ootangi Georg Linnamäe parajast intervjuutsooni, et tema enda käest küsida, et mis ta arvab selle kohta. Aga praegult ei ole veel temaga rääkida saanud, aga nüüd ma pean praegu lõpetama tegelikult selle intervjuu. Okei, aitäh sulle, homme! Ja. Panime siis Peebu praegult kinni, jätkame Rolandiga, paneme Rolandile mikri ka sisse. Ma tänan jälle. Aga tulles Oti intervjuu juurde kõigepealt, et olen siin kuulnud igasuguseid arvamusi kolleegidelt, tuttavatelt sõpradelt, et kas see ikkagi on hübriidtehnoloogia probleem või on see puhtalt ikkagi Hyundai probleem? Kõigepealt Oti intervjuu teemal ma ütleks, et väga mõnus intervjuu oli üle pika aja jälle. Väga tihti kuule sellist üpriski avameelset intervjuut alt, aga tänane oli selline isegi üpriski sisukas, ma ütleks. Aga jaa, seda tegelikult olen isegi proovinud aru saada, uurida, et kas on keegi natuke targem minust, kes annaks mingit infot, et kas seal on mingi Hyundai teema taga või on see puhtalt siis hübriidtehnoloogia, ütleme siis tootja mingisugune probleem, error. Aga ega mingit sellist ühest vastust ei ole saanud, et eks selliseid oletusi on väga paljud teinud ja ega keegi meile seda öelnud ei ole, et kust poolt see probleem alguse sai. Nii et ega me oleme täna selles mõttes kõik ühel positsioonil, et me oletame, kelle poolt see probleem võis tulla. Nii et ega seda ei tea lõpuks. No analoogiaga tuua, et hübriidtehnoloogia vormel 1 maailmas on juba paar aastat olnud, et kui seal üks hübriid alt ära lükkab, siis ega väga kaasa ei tunta. Loomulikult. Et selles mõttes mulle meeldib ka vahepeal tuua F1 paralleeliks, et kuidas seal toimiks sama olukord. Ilmselt natuke teistmoodi. See olukord tõesti on ülimalt tobe ja kas sellel oleks olnud mingi mõistlikum lahendus, ma ise arvan, et oleks olnud. Ma muidugi neid tagatausta võimalusi ei tea, ja kas need hübriidsüsteemid on kuidagi kaugelt jälgitavad, iseenesest võiks ju olla, et kui autol viskab punase tule põlema, siis tegelikult võiks olla ka nii-öelda siis, nagu Ott ütles, kontoris võimalik jälgida ja aru saada nii-öelda veast. Mingi veakood ikka võiks kuskil ette visata ja aru saada, kas see on lihtsalt mingi tühine error või päriselt on asi nagu ohtlik. Ja sellest siis teha järeldus, et tundub, et täna sellist valmidust neil ei ole seal. Olgu siis sellega praegu, võtame tänase päeva sündmused ka kokku. Päev algas siis niimoodi, et Neville läks rajale liidrina, 4,3 sekundit oli edu Roompera ees ja 7,4 edu Evansi ees, aga juba esimesel katsel pöördus esikolmik meil peapidi, Roompera läks juhtima, Neville langes teiseks
ja Evans kolmandaks ja varsti langes Neville ka üldse 4. kohale ja alates ma vaatan 11. katsest on kõik katsevõidud kuulunud ühele mehele, see on Kalle Rovampera. Lumel sündinud, jääl sündinud, tunneb neid olusid nagu oma 5 sõrme ja 10 varvast. Ja ilmselt kõik on näinud Kalle Rovamperat 7-aastaselt jäärada sõitmas Toyota Starletiga. Et neid aastaid on päris palju seal lume peal veedetud. Aga selles mõttes seda oli, ma arvan, arvata ja see oli täitsa selline loogiline asjade kulg, et kui meile ütlesime, et kindlasti Neville hakkab kohta kaitsma, ta kindlasti üritas seda teha, aga eile näitas tegelikult ära, et Rovampera kaotas aega siis, kui ta pidi minema esimesena teist ringi sõitma seal, eriti päeva lõpus, et iga autoga läks see tee niivõrd palju kiiremaks ja paremaks. Ja tänastes oludes oli arvata, et Rovampera võtab oma. Aga jaa, võib-olla jah, kohati üllatav oli, et ta nagu niivõrd tugev oli ja on. Aga seda on ainult tore näha. No, tänased katsed on sellised, üks katse oli seal väga kitsas ja kurviline ja tehniline, aga siis samasust näeme ka siin 8 kilomeetrit järjest sirged vist, nagu keegi ütles, et seal on Hyundaile tegelikult võimatu vastu saada. Ma ei mäleta nüüd, kelle suust see lause pärines, kellegi Toyota suust või M-spordi suust igatahes. Et Toyotal seda lõppkiirust tundub, et on, või sellel Hyundail, aga tehniliselt mured on saanud ikkagi saatuseks ka Solbergile, kes ju enne viimast katset ülesõidul midagi putitama hakkas, ütles, et midagi ilmselt gaasi andmisega. Tundus see, et auto ei sõida edasi ja mingi selline kommentaar oli. Aga ta tehniliselt ikkagi ei tea, mis see on. Ja ei, selles mõttes natuke see meie kardetu sai tõeks, et küll me lootsime, arvasime, et auto on kiirem, kindlasti selle vahepealse ajaga on varuosasi neil juures, et saaks auto mugavaks, erinevaid seadistusvõimalusi on juurde tekkinud, kui on varuosasi juurde tulnud. Aga ja seda ta on, auto on kindlasti kiirem, aga loomulikult erinevad probleemid jätkuvalt kimbutavad Hyundaid, mis on selles mõttes natukene, ma ei tea, kuidas ma ütlen, hirmutav, et kas nad suudavad ja jõuavad ajaliselt jälle hakata neid olemasolevaid probleeme fiksima ja ennetama siis uusi probleeme, et tundub, et teised saavad areneda kiiruse poolest, aga Hyundai tundub, et põhirõhk võiks minna jätkuvalt veel auto vastupidavaks tegemisele. Et seal selline võib-olla küsitav koht on, et mis hakkab järgmistel rallidel edasi juhtuma. Kuigi selles mõttes nagu lõpuks on tore näha, et üks Hyundai on ikkagi hetkel poodiumil ja täitsa konkurentsis. Jah, Neville hoiab ikkagi selles 3. kohas praegu kinni, aga ma arvan, et see vahe on temal ja Lappil, kohe ütlen, 4,2 äkki või? Kiire ülevaade. Ja 4,2. Et ma arvan, et Lappi seda vahet niisama ei jäta. Ja ei, kindlasti ei jäta. Ja Lappi on ka, ma arvan, näidanud nende päevadega, et ta on ikka väga tugev lumel. Eriti, nagu jälle oleme maininud palju, et ta on tulnud ikkagi päris pikalt puhkuselt sinna autosse, et teistel on oluliselt rohkem neid kilomeetreid vahepeal alla olnud ja selles mõttes, eriti selles mõttes ongi väga tugev sooritus just selle kilometraaži ja kilometraaži mõttes. Lappil on seda oluliselt vähem võrreldes teistega viimase siis aasta jooksul, aga jah, Lappi kindlasti hakkab suruma. Ma hetkel ei kahta selles ja ülitore on näha Lappit rõõmsana, et kui me mäletame M-spordi aega, siis ta ikka rõõmsat Lappit väga ei näinud seal katse lõppudes. Et praegu ta ikka viskab vahepeal nalja, seda on äge näha, et ta annab ägeda mingisuguse vaibi juurde sinna. Aga rõõmsat M-spordi meest annab siit Rootsist ikkagi otsida? No ei, seda vist ei leia. Muidugi tore oli Priin vist ühe katsevõidu võttis vahepeal või? Mis iganes katses oli vahepeal, et vahepeal selliseid helgemaid momente neil ikka tuleb ja Gus Greensmith ka päeva lõpuks, ma arvan, endalegi ootamatult 6. tõusnud, nii et
Priin sai meil 11. katse kätte. Just, et ma ei oskagi öelda, ma arvan, et täna öeldakse Greensmithile, et need punktid pead kindlasti koju tooma ja siin mingit nalja rohkem teha ei tohi. Aga päeva lõpuks Priini meil ikkagi finišis ei ole, et mis tal juhtus, ma praegu... Priinil sai nüüd kiire mälu ütleb, et Priinil sai võim otsa, ta jäi kõigepealt katsel, oli see kas eelviimane, jäi katsel 1,9 kilomeetrit peale starti, jäi tee äärde, teised pidid tast mööda laveerima, siis pärast elektrijõul leidis endale vähe ohutuma koha, kuhu parkida ja siis sinna ta ka jäi. Okei, tehniline probleem. Ühesõnaga, jah. Okei, nojah, selles mõttes, mis seal ikka, et siis Greensmithi peal on kõik panused pandud M-spordil ja ütleme, Monte oli väga tugev algushooajale, saaks siit need mõned punktid kätte, siis äkki saab juba jälle uuesti minna proovida järgmisel rallil. Lõhnab mulle kahtlasi sedamoodi, et kui nüüd Hyundai paari ralliga ei saagi ennast korda, siis Toyota hakkab nagu Eesti ära libisema. No just see on sama ka asi, mida ma nagu kardan, et mida ma just mainisin, et kui ühed saavad arendada oma kiirust, siis teised nagu teoreetiliselt peaks arendama oma vastupidavust alles. Ja see võib saada päris saatuslikuks hooaja mõttes, et lihtsalt Toyota hakkab eest ära minema nii kõvasti, et kui ütleme poole hooaja peal võib-olla on see auto nagu korda ja heaks saadud, siis on nagu juba hilja. Aga räägime vabast Katsutast ka või? Jaa, Katsutal tegelikult ju täna päeva lõpuks on ju väga hea tulemus, kus ta oma positsioonil istub 5. koht, sest ega ta on ka teinud siin erinevat pulli, on kraavis istunud korraks kinni ja nii edasi, et aga noh, ta on ka põhimõtteliselt pooleli Soome mees, et lumega on ta harjunud juba ja Katsutaga on Rootsi ralli võitnud WRC2 arvestuses. Aastat ma ei ütle praegu peast, aga seda ta teinud on. Nii et ma arvan, lumel ta tegelikult tunneb päris koduselt ennast ja no tulemus näitab seda ka välja. Mulle meeldib, et katse lõpu intervjuus, et jah, natuke surusin, sain teada, kus mu piir on, võib-olla järgmisel surun natuke rohkem, et meest hakkab rallisõite saama. Ja, muidugi, absoluutselt. Et ilmselt ta täna pole sõita, kes ütleks, et ta paneb 100%. Nagu Rovanperä ütles, et ta mingi katse sõitis 105% isegi võib-olla, no mis tõenäoliselt ongi selline, ütleme siis, surumine, mida on ralli võiduks vaja. Katsuta loomulikult ta täna tuleb sellise tempoga, et ta kindlasti jõuaks lõpuni. Mis iganes seal vahepeal juhtuda võib, kõik käib ralli. No ta võib natukene seda tempolangust ka endale lubada, sest Greensmith on tal minuti kaugusel, et ma arvan, Katsuta on selles positsioonis, kus tal tegelikult ei ole mitte midagi homme teha ju. No selles mõttes on, sa pead natukene ikkagi mingi tempoga sõitma, sest kui Neville'il, Lappil, Evansil, Rovanperä midagi peaks juhtuma, no selles mõttes enam minuti kaugusel olla. Umbes minuti kaugusel. Ja, seda küll. Aga no suures pildis on minut ees, minut taga, et see on selline positsioon, kus saad loota ainult sellele, et kui kellelgi midagi juhtub, siis sa tõused, et muud varianti siin ei ole. WRC2 arvestuses või Rally 2, kuidas tänapäeval öeldakse, ruulivad norralased Andres Mikkelsen, Ole Christian Weiby, Nikolai Gräzin 3. Aga ega seal Mikkelseni Weiby vahel ka midagi otsustatud ei ole, et 10,9 sekundit vahe. Kahjuks jah, Linnamäe on langenud poodiumi mängust, ma ei tea, ütleme, et välja või? 3,9 minna Huttunenini ja Huttunenil on minna Gräzinili, kes on 3. kohal 15,5. Nojah, selles mõttes kiire ralli puhul tavaliselt öeldakse, et see on juba nagu läinud, aga talv on ikkagi midagi teist, et talvel kindlasti juhtub rohkem ja kõik võimalused on selles mõttes jätkuvalt olemas, et ta nüüd ei ole minuti kaugusel, et see vahe on ikkagi oluliselt väiksem ja ütleme, kui kellelgi on mingi väike autoprobleem, mis võib-olla võtab, ma ei tea, päeva jooksul selline paarkümmend sekundit kaotust on, või ütleme, per katse 5 sekundit võib-olla kaotab, siis on juba vahe nagu päeva lõpuks tasa sõidetud.
et ma arvan, et no Linnamäel, nagu ta ise ka päeva lõpus ütles, et ega ei olnud kindlasti see päev, mida ta ootas, mingid erroreid tal viskas ette ikka päeva peale, aga üldiselt teeb väga head tööd, pole üldse halba midagi öelda talle. Kus ta juba seda ütles? Viimase katse lõpus. Et actionit toimus natuke. Räägime viimase katse põhi-actioni ka ikka ära. Sel hetkel, kui Roland ütles, et kuule, davai, ma olen all, sel hetkel just oli Evans pannud Piraka vastu Cramo laternaposti. Või kuidas me nimetame seda? Jah, laternapost, selles mõttes teisaldatav laternapost. Jah, mis asus siis täpselt seal, kus aeg kinni läks. Väga joppas. Ta sõitis otse lihtsalt ajavõttu masina pihta. ja siis seejärel edasi parklasse. Kuidas ta sealt parklast välja sai, seda enam vist ei näidanud. Aga jah, et see Cramo valgustuspost püsti jäi, et see oleks seal palju pahandust teha. Cramo sai reklaami natukene juurde. ja reklaam ju. Praegu on eriti kuulub igasugune reklaam ja toetus maleks ära. Loomulikult ja reklaam oli hea, sõida autoga otsa, püsti jääb ikka. Jah, aga tuled läksid kustu ikkagi. Tuled läksid kustu, jah. Aga ei, see oli päris... omapärane, pole sellist asja nagu näinud. Väga omapärane. Pole tõesti sellist asja... Parklasõidust meenub see Miiki, kus ta nüüd seal pani? Mehhiko, jah. Aga jaa, ütleme sellist Evansit pole ka varem näinud. Ta oli ikka väga segaduses katse lõpus. Ta ei osanud midagi teha. Ma arvan, et ta isegi ei teadnud, kas see kõik on nagu nii-öelda paberi järgi legaalne, mis ta tegi, et ta teoreetiliselt nagu ei läbinud nii-öelda kohustuslikku trassi mingid meetrid, aga kas see midagi muudab? Tõenäoliselt mitte. Et väga segaduses oli mees. Kas räägime Priini trahvist ka? No räägime. 2000 eurot selle eest, et Paul Neigel vajutas SOS nuppu väidetavalt, kuigi ta ise ütleb, et ta vajutas kõigepealt okeid ja siis kas on autos mingi roadblock nupp ka või? Vot, kas sellest aastast on mingid uued GPS-seadmed, ma ei oska öelda, aga eelmisel aastal veel ei olnud, oli ainult okei ja SOS. No ta ise väitab, et siis ta vajutas nuppu roadblocked. Okei. Jah, seal on, ütleme, see GPS-i süsteem on selline, et kui sa vajutad on kõik okei, kui sa vajutad SOS-i, siis võistluskeskus hakkab suhtlema suga läbi GPS-i, nii et võistluskeskus saab sulle visata küsimusi ette sinna GPS-seadmesse. Loed, mis seal on, vajutad, kas on tulekahju, vajutad seda vajadusel, vajutad, kas auto on tee peal ees, saad seda nuppu vajutada. Kui nüüd ta vajutas SOS-i, küsiti, kas on roadblock ja ta vajutas, et on roadblock, aga tegelikult ei olnud ju. Tegelikult ei olnud, jah. Et siis on nagu loomulikult valeinformatsioon edastatud. On see nüüd siis nagu 2000 eurot väärt eksimus või? No hea küsimus, selles mõttes ma olen ise ka pidanud FIA-le maksma 2 korda 1000 eurost trahvi, sellepärast et olen reffi vahetanud ja reegel lihtsalt ütleb, et minuti jooksul pead siis vajutama okeid, kui sa tee ääres seisad ja kui seda ei tee, siis maksad trahvi. Selles olukorras, et ta edastas siis tõenäoliselt valeinformatsiooni, et kas see on nüüd 2000 trahvi väärt või ei ole, minu meelest ei ole. Sina saad ilmselt 1000 sellepärast, et sa ei olnud priority 1, aga Priin on kahjuks priority 1. Jah, ühesõnaga, eks on selline, mõne jaoks on, kes nüüd paberit jälgib, kindlasti paberi peal on see, ma arvan, õiglaselt välja antud trahv, aga nüüd inimlikult arvates siis tõenäoliselt väga ei olnud. Väga huvitav. Igatahes meil on sõita veel jäänud kahjuks ainult 56,84 kilomeetrit, 4 katset, millest esimene homme tuleb vara ärgata. Siiani sai veel rahulikult võtta hommikul kohvi juua, vaadata uudised läbi, aga nüüd tuleb kohe paugutama hakata. Kell 8 hommikul siis esimene katse 14,19 ja lõpetame siis kell 13.18 hakkab punktikatse. No, ilmselt tahaks, et see esikoha heitlus jääks küll nagu punktikatse peale. Tegelikult on see lahe, et 4 meest homme hakkavad võitlema veel. Esimese teise koha peale võiks mingi võitlus toimuda, loodame, et toimub, aga 3. koha peale saab kindlasti võitlus tulema. See on nagu äge, et pühapäevati tavaliselt meil sellist asja ei näe, aga see, ütleme nii, et ma arvan, et tasub ärgata hommikul varakult. Jah, no blogi tehes on ka niimoodi, et see rivi algus on pulss väga madal. Aga siis, kui hakkavad tulema Lappi, Neuvilli, Evansi ja Rovanpera splitid, järsku nagu siis ärkad üles. Tuleb mingi elu sisse, jah? Jah.
sa pead hommiku kohvi siis sättima täpselt selleks hetkeks, kui nad tulema hakkavad, siis on selline double boost. Siis on double boost, jah. Red Bulli ka veel. Aga meil on üks küsimus ka. Sander on meile selle küsimuse esitanud ja 10 punkti, Sander. Panid meid higistama. Ja ütleme jälle ära, et see on meie andmetel. Miks oli seda praegu oluliselt keerulisem, ma ütlesin, et meil ei ole EVRC datat. Meil on siis oma data ja meie data ütleb seda, küsimus ka muidugi. Tere mehed, tekkis selline huvitav küsimus teile, kuna see oli viimati MM-ralli, kus ei sõitnud ühtegi Sebastiani. Ta on kirjutanud Sebastiani, aga ilmselt ta mõtleb ikkagi Sebastiani. Jutt käib siis loomulikult WRC arvestusest, nael kummi, Sander. Ja meie jõudsime siis oma arvutustes nii kaugele kui 2006 Suurbritannia ehk siis 2006 hooaja viimane etapp, millegipärast lööb 4 viimast etappi kaasa ei teinud. Ja ma praegu vaatan, et tal oli vigastus. Vigastus? Mingisugune vigastus oli. Ühesõnaga Rekke tegi ära, aga ta ei võistelnud. Aha. Ja mingisugune vigastus oli. Rekke tegi ära, ei võistelnud. Okei, aga 2006 Wales, ma ei tea, viskame siis statistikutele kinda, et lükake meie andmed ümber, kui teil on midagi muud huvi ka loeks, mis see teine vastus oleks, aga meie jõudsime siis sinnamaani, jah, et kus et ei lööbi ega Ožeed, et päris tükk aega tagasi. Jah, et üks ajast on lõppenud, ütleme nii. Ja on meil uusi Sebastiane tulemas. Praegu vist ei ole. Jah. Lihtsalt prantslased on. Lefebvre, mis teile meis Stefan. Jah. Et pange meid, jah, ei pea üldse küsima tehnilisi küsimusi, võite ka meile sellised viktoriini küsimusi õhku visata. Lõbus otsida. Lõbusam oleks, kui oleks EVRC. Tooge EVRC tagasi. Ja. Aga 6kaik@delfi.ee on see koht, kuhu ootame siis lugejate küsimusi. Aitäh, et olite meiega täna. Homme võtame siis ralli kokku ja loodame põnevat rallipäeva. Homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.